ei saa eitada seda, et Estonian Air on praegu väga teemas. Aga 2 tundi tagasi sattusime ühe artikli peale, mille pealkiri on järgnev. Ministeerium. Naiste suurem kaitseväkke kaasamine on tulevikus paratamatus, mitte valik. Nüüd selle artikli peamiseks probleemiks on tegelikult see, et ta on selline klikimeelitaja. Ta on selline clickbait. Sest et siin räägitakse nüüd pealkirjas, et naised ja kaitsevägi. Aga tegelikkuses on artikli point hoopis selles, et ligi 5% ajateenijatest katkestab ajateenistuse enne seda, kui nad saavad reservi. Põhjuseks siis mingisugune meditsiiniline probleem. Ja naistest ajateenistuses räägitakse tegelikult ainult ühes kohas ja see on tegelikult siin saanud ka siis kohe nagu pealkirja. Ja see on siis selline, et siin räägitakse väheneva demograafia tingimustes ei ole naisterahvaste tänasest suurem kaitseväeteenistuse kaasamine mitte vajalik, vaid tegelikult ka nii-öelda paratamatus. Paratamatus. Kas mulle tundub või on see sõna paratamatus kuidagi selline natukene negatiivse tähendusega, et nagu teisiti ei saa, teisiti ei ole võimalik, siis läheb nii, see on paratamatu. Et see kõlab umbes niimoodi, et tegelikult me ei taha siia üldse naisi, absoluutselt, 0, palun ei. Aga meil nagu tegelikult ei jää muud üle, et tulge siis, eks. Mina isiklikult leian seda, et naised ja mehed peavad olema ühiskonnas võrdsed. See, et naised ja mehed on bioloogiliselt erinevad, ei tohiks kanduda üle meie kodaniku õigustesse ja meie kodaniku kohustustesse. Ma leian, et see ei ole tõesti õige. Võrdsed palgad, võrdle kohtlemine ja kohustuslik ajateenistus. See on asi, mis kummalisel kombel kuidagi alati lendab niimoodi radari alt läbi. Sellest ei räägita väga palju. See on kuidagi keegi kirjutab kusagil artikli nihilistis, eks ole. Või on keegi kusagil mätta otsas räägib, aga sellist suurt nagu näiteks teema pagulased või kooseluseadus ajateenistusest ei räägita ja see on väga-väga kummaline. Tegelikult see on jumala kurb. Ma saan aru, et EKRE seisab traditsioonilise soorollid. Traditsioonilised soorollid, see on EKRE teema, 100%. Mehed peavad olema härrad ja naised peavad olema siis meeste tuflialu või need prouad. Ja mehed peavad alati pakkuma naistele istet, sellepärast, et naised on vist kuidagi paremad kui mehed, et nemad võivad istuda. Või on see, et mehed on paremad kui naised ja siis nad nagu lubavad naistel istuda. Martin Helme leiab seda, et mehed peavad naisi kaitsma. Et kui üks naine kaitseb teist naist, et siis see ei ole õige või. Ja või et kui üks mees kaitseb teist meest, kas siis see on nagu veits nagu gei või. Või kui naine kaitseb meest, et kas see siis tähendab, et mees on pehmo ja naine on mehelik või. Et ma ka nagu ei saa nüüd sellest aru. Ja küll, teate mis asja, jätame nüüd need ahvid loomaeda, eks. Minu küsimus on siinkohal igale Eesti Vabariigi kodanikule. Ma mõtlen praegu pean silmas igat poliitikut, igat ametnikku, sind kallis vaataja. Kommenteeri vasta sellele küsimusele. Miks ei ole Eesti Vabariigis kui võrdõiguslikus riigis ajateenistus naistele kohustuslik? Miks? Vaatame korra nüüd seda seadust, kaitseväeteenistuse seadus. Teine paragrahv öeldakse, et kaitseväe kohuslane on kutsealune, kes on 18 kuni 60 aastane meessoost isik. Miks ta peab mees olema? Ma ei saa sellest aru. Riho Terras on öelnud, et ideaalis võiks olla lõpptulemus sooneutraalne kaitsevägi. Irooniline on see, et mul on ees praegu Vabade mõtete portaal Uued uudised, mis on EKRE siis hallatav selline uudiste lehekülg. Kui Terras juba nii ütleb. Et kas tegu on seksismiga nüüd siis naiste suhtes? Et kuna nad on tõenäoliselt ja siis traditsiooniliselt nõrgemad kui mehed, et siis neil on õigus nagu vabatahtlikult minna ajateenistusse. Et kui sa tahad, siis tule, aga sa ei pea. Või kas see on seksistlik hoopis meeste suhtes, et naised on kuidagi paremad kui mehed ja siis nendel ei ole kohustust minna ajateenistusse, aga meestel on. Kas tegelikult on sellel vahet?
kelle suhtes ollakse seksistlik. Ei ole. Tegelikult ei ole. Tegu on ebavõrdsusega. See on minu arust praegu ühiskonnas väga tugev probleem, et kui räägitakse ebavõrdsusest ühiskonnas, siis sellest rääkides ollakse juba seksistlik eos. Me ei saa rääkida progressist, kui me laseme sellisel ebavõrdsusel eksisteerida. Kas kõigile kohustuslik või kõigile vabatahtlik? Võrdõigused ja võrdkohustused. Nii lihtne see ongi. Mina olen Märt. Aitäh. Kohtume järgmine kord.